Tervitus. Täna ma alustan siin oma kaaslasega ja vaatame täna, et kuidas sünnikuupäeva järgi negatiivsed programmidest siis vabaneda. Ja info on üleüldine, nii nagu alati. Ja igalühel meist on sünnikuupäevast lähtuvalt eluteekonna arengutsüklid ja selle suuna olete te ise valinud juba enne sündi, kaasa arvatud ka mina. Ja nii lihtsalt ongi. Usud sa sellesse või mitte? Näiteks kui seitsmed ei tekita endale sisemist kriisi distsipliini ja planeerimise kaudu, hakkab elu looma välist kriisi ja midagi niisama ei anta ja viitele elu kergelt läbi ei lase ja midagi niisama ei anta. Ja negatiivsed programmid tähendavad seda, et ei mõista iseennast piisavalt. Nii nagu ma tihtipeale räägin, siis pluss ja miinuspooltest. Et tekivad sellised situatsioonid, et ma tean kõike, ma saan kõigest aru, ma tahan just nii, aga tegusid sellele ei järgne. Ja kui raha tekib, on kohe vajadus siis seda ka kulutada, seda siis eelkõige, kellel on viied. Ja kui raha ei ole, siis võetakse selleks laenu ja seda ei ole vaja üldjuhul teha. Ja ma räägin sellest siis kõigest lähemalt. Ehk siis selleks, et aru saada, siis kuulake selle lõpuni. Et siin ma ei räägi ainult gruppidest, number ühtedest, küll ma tekstis kasutan seda ja oma jutus, aga siin ma viitan ka sellele, et kui teie sünnipäevas, kuus või aastas leidub neid numbreid, eelkõige siis sünnipäevast vaatame täna. Ja tere, kui sa esimest korda oled siin kanali peal, et ma olen Merike ja numbrite keel. Ja täna on siis meil väga huvitav teema, et kuidas sünnikuupäeva järgi negatiivsetest programmidest vabaneda. Aga enne kui neist rääkida, siis peame aru saama, mis need üldse on. Ja need niinimetatud negatiivsed programmid on justkui tühjad või mõttetud tegevused. Ja tegelikult ma ei teagi, kas seda saab üldse nimetada negatiivseks programmiks. Aga asi on pigem selles, et igaühel meist on sünnikuupäevast lähtuvalt sellised arengutsüklid. Ja nagu me tänapäeval juba teame, on olemas teadvus, missioon, ametid, kõik, mis tulenevad siis sealt edukuse koodi numbritest, mille kohta oli ka koolitus. Et informatsiooni siis leiad YouTube'i kanalilt, aga üsna pea siis ka numbrite keele kanali pealt. Ja see, mida ma tahan ja see, mida ma soovin, tuleb tihtipeale siis ainuüksi sünnipäevast välja. Ehk siis see, mida ka sina tahad ja see, mida sina soovid ja siis elude number. Ehk siis missioon tekib siis, kui sünnikuupäeva kõik numbrid kokku liita, ehk siis sünnikuu, päev ja aasta. Nüüd ütlesin natuke segaselt, aga see on siis see elutee number. Ja pluss siis ka sünnikaardist tuleb välja ka sinu hingemissioon, mis on väga oluline. See on siis 3 numbrit ja selleks on rohkem matemaatikat vaja. Ja sellega seoses tulebki välja siis see suund, kuhu kohta sina pead siis jõudma lõppkokkuvõttes. Et seega peame mõistma, et igalühel meist on omad programmid ja võite seda uskuda või mitte, aga igal inimesel on oma programm, mida tuleb õppida tegema, mille kaudu neid tegevusi ellu viia. Ja kui me liigume selles suunas, oleme seal alati edukad ja tulemuslikud. Ja minu meelest seisneb negatiivne programm selles, et inimene ei teadvusta oma tegude suunda, proovib üht, teist ja kolmandat ja erinevaid valdkondi ja teemasid ja üldjuhul see, mis ma olen nüüd numeroloogia teel kogenud ja näinud läbi klientide ja muidugi ka läbi iseenda. Üldse numeroloogiasse tulin sellepärast iseendast aru saada, et miks ma teen mingeid asju nii valesti. Siis sealt just see hingetee missiooni vastu, kui sa töötad ja tegeled, tegutsed ja oma elutee ehk siis missiooni vastu, siis lihtsalt sul kõik need asjad käivadki nagu oravarattas, midagi ei õnnestu. Ja nii kogub siis ühest küljest kogemusi või koguneb ja teisest küljest sa raiskad lihtsalt oma aega mõttetult. Ja tulemus tuleb ainult siis, kui te täidate oma programmi, tegutsete, ehitate oma tegevused ning strateegia üles sünnikuupäevast lähtuvalt teostuse suunas. Ja täna räägin siis kõikidest numbritest eraldi ja kasutan siis 1-9 ja seda siis eelkõige niimoodi, et kui sinu sünnipäevast, võtame ainult sünnipäeva puhtalt, see on nii, nagu mina olen sündinud 16. ja mind siis mõjutavad numbrid näiteks number 1, number 6 ja kokkuliites on see number 7 ka. Eks 3 numbrit mind mõjutavad. Ja kõige kihvtimaks läheb nendel numbritel, kes on seal 26
siis 20, ei vabandust, 28. siis nendel läheb väga põnevaks. 28, seal on siis 2 ja 8, need on siis kõige olulisemad numbrid, kokku liites on see 10. Siis sealt edasi tuleb see 1, siis on 0 ja nii edasi. Noh, ühesõnaga kuulake videot ja ärge ajage endal pead väga sassi. tähtis on see, et kui sa vaatad ainuüksi oma sünnipäeva, et ütleme siis niimoodi, kui sa oled seal sündinud 24, siis vaata seda 2, millest ma hakkan rääkima ja siis ka seda number 4. On ju, lepime nii kokku. Saad siit rohkem ülevaadet, kui sa oled seal sündinud 18, siis sa vaatad seda ühte ja kuulad number 8. ja ehk siis number 1, siis sinna ka kuuluvad siis need inimesed, kes on sündinud seal 1., 10., 19. ja 28. nii nagu ma ütlesin, kokku liites ka see. Ma väga loodan, et te saate aru. Aga see ongi see numeroloogia, siin vaadatakse lihtsalt risti-rästi kõiki asju. Ja tegelikult siis, kui ma räägin ühtedest, ma ei saa kõikidest rääkida kui ühtedest, sest üks on ainult see, kes on sündinud siis ühe esimesel kuupäeval. Ja kõigil teistel kuupäevadel on oma iseloomustus, ehk siis 10. kuupäeval on oma, 19. kuupäeval oma, seal on juba see 9 sees. 28 kuupäev on täiesti jällegi oma, aga see number 1 ka mõjutab teda. Ja, ja seetõttu siis avalduvad ka nende negatiivsed programmid siis erinevalt. Ja ma räägingi siis nendest numbritest, nii et proovige siis püsida käru peal, aru saada. Ja kui tekib raskusi, siis lihtsalt kommenteerige siia ja aidakem üksteist. Teie eriti, kes te olete kauem siin kanalil olnud, siis te juba saate sellest rohkem aru. Ja kui võtan siis ühed, siis nende peamine negatiivne programm seisneb selles, et 1 jagab kõigile nõu, seab paika plaane, kuid ise neis ei osale. Et siis selline asi, et ma tean kõike, ma saan kõigest aru, ma tahan just nii, aga tegusid ei tule. Seepärast on esimene asi, millele ühed peavad tähelepanu pöörama, on oma elu planeerimine ja selle plaani täitmine. Isegi kui te ise väga töötada ei taha, saate selge plaani olemasolul selle alla koondada inimesed ehk siis delegeerida ja võite anda tegevuskava, tegevuste järjekorra ja selgitada, kuhu tuleb liikuda. Ja tegelikult peaksite just sellega tegelemagi, ehk siis õppima delegeerima. Ja see puudutab kõiki, kellel on siis number 1 olemas, ehk siis vaata 10. kuni 20. aasta sündinud inimesed, seal on siis 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Teil on ka ees see number 1. Samuti puudutab see kõiki grupp number 1, kes on sündinud siis 1., 10., 19., 28. Loodan, et saite aru. Kui aga siis kohtame kahtesid, näiteks need, kes on sündinud seal 2., 11., 20., 29. on ju, teid eriti. Siis järgmiseks need, kes on sündinud 20. kuni 30. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ka. Teid ka mõjutab see. Et igal pool siis, kus te leiate sünnipäevas ainult seda number 2, siis nende negatiivne programm on kergemeelsus ja pinnapealsus. See tähendab, et te allute liiga kergesti teiste inimeste arvamusele ega süvene protsessi üksikasjadesse. Ja see puudutab siis kõiki, kellel on 2 energia, kas siis selles sünnipäevas, nii nagu ma ütlesin, 20. kuni 30. või siis need, kes kuuluvad gruppi number 2. Ja samamoodi ka tegelikult vaadake ka elutee numbrit. Ja kui te ei tea seda, siis kirjutage sinna numbritekeel.ee lehekülje pealt, leiate neid kontakte ka ja saate selle järgi ennast siis uurida. Ja need, kes peavad end ühtedeks, peaksid keskenduma eelkõige siis oma elu planeerimisele ja tegutsemisele plaani järgi. Ja mingil juhul ei tohi vältida analüüsi, see on hädavajalik. Ning samuti on vaja suhelda teiste inimestega. Üksi tegutsemine ei too tulemust ja midagi võib ju tulla, aga vähe. Teie ülesanne on inimeste juhtimine ja teie, kellel siis on see number 1, siis te olete juhid. Seega tuleb mõista, et teie töö käib läbi inimeste ja koos inimestega ning selle aluseks peab olema teie enda koostatud selge plaan. Vastasel juhul muutub kõik see hävitavaks programmiks, mis ei anna mingit tulemust. Ehk siis nüüd, sorry, tuli see number 1 siia vahele, aga siis kes on siis sündinud 2., 11., 20., 29. päeval, nemadki on siis nii, nagu ma ütlesin, kuuluvad gruppi number 2, aga nad on siiski kõik erinevad ja ei saa öelda, et nad kõik on lihtsalt number 2.
ja neil on kalduvus kahelda ja sõltuda teiste arvamusest. aga 11. kuupäeval puhul, kus on kaks ühte, on tegu tugeva juhtimisenergiaga. kuidas saab neid siis lihtsalt kahtedeks nimetada, et tegelikult energeetiliselt ongi seal väike erinevus. ja see ei ole siis selles suhtes aus teie suhtes, aga siiski see mõjutab ka teid. ja nii nagu 2, 20 ja 29. kuupäeval sündinutel on siis see number 2 energia jällegi väga tugev seal sees. ja 20. kuupäeval sündinutel on lisaks tähtis analüüs ja uute teadmiste omandamine. see on teie edu vundament. 29. kuupäeval sündinuid ei tohiks mingil juhul tegutseda emotsiooni pealt. ja kõik peab põhinema selge analüüsil. just see, et mida sa teed, mille jaoks sa teed. nii et 20. ja 29. kuupäeva puhul on võtmesõna teie tegude analüüs. milleks te seda teete? ja kahtede jaoks on tähtis protsessi detailne mõistmine üksikasjalikult. ja 11. kuupäeval sündinud peavad pöörama tohutult tähelepanu planeerimisele. mitte lihtsalt lennuga peale minna. edasi tulevad kolmed ehk siis need, kes on sündinud seal 30, 31. Nendele mõjub see. siis ka need, kes on sündinud 3., 12., 21 ja 30 ma juba ütlesin, eks ju. ja siis ka 13 päev ja 23 päev näiteks, siis teil on ka 3 olemas. ma väga loodan, et te saate aru, mida ma räägin. kui ei saa, pane kommentaari, sellepärast et need on just need asjad, kus oma sünnipäevas vaatad neid, kui sa oled kahekohaline, siis sa vaatad neid numbreid. ehk siis see, kus kohas on sees see 3 energia, millele peaksite siis teie tähelepanu pöörama. Te peate mõistma, et olete korraldajad. Te ei tohi langeda laiskusesse ega jääda ootama, et midagi taevast sülle kukub. Te peate ise korraldama, te olete analüütikud, teil on väga tugev mõistmine ja mõistus. Analüüsige kõike. muidu teil arenguteed ei ole. ja kui raha tekib, ei tohi kohe hakata seda kuhugi paigutama. ja kui raha ei ole, ei tohi mitte mingil juhul võtta laenu. seda ei ole vaja lihtsalt teha. Teie ülesanne on analüüsida olemasolevat ja korraldada protsessi ja seda ka juhtida. sest teil on nii, et teil raha tuleb, raha läheb. Te olete hästi emotsionaalsed. Teil siis, kellel on see number 3 olemas seal ja teil, kellel siis ka elude number on number 3. et võtke fookusesse, süvenege. ja loomingulisus on teil väga suur võtmesõna. nii, 4 inimesed siis, kes on sündinud seal 4. päeval, 13., 22, 30. ma otsin nagu seina pealt praegu numbreid. või siis need, kes on jah, puhas 4, eks ju, siis kellel on ka 14 sünnipäev ja 24, siis teid ka mõjutab. Teie peamine ülesanne ja probleem on see, et teil on hea mõistus ja palju ideid, kuid te ei suuda neid ellu viia. Siis teil siis selgituseks see, et teil ei ole sünnipäraselt piisavalt energiat, et protsesse lõpule viia. Seetõttu peate kogu oma jõu suunama tööle oma kehaga, siis oma füüsilise kehaga, hoolitsema selle eest ja tegelema liikumise või kehalise aktiivsusega. ja see on ainus viis teadvustada seda, mis teie ümber toimub, just nimelt distsipliini kaudu. ja teil on ideid üldjuhul palju, planeerida te oskate ülihästi, kuid lõpule viimiseks jääb energiast puudu. looge iseendale teadlikult läbi kehalise füüsilise treeningu siis seda energiat. kõik 4, kes tegelevad füüsilise aktiivsusega, on edukad. ja uskuge mind, see on väga oluline, et kõik, mida oleme mitme aasta jooksul näinud, siis teie kaasa arvatud, siis see kinnitab seda, et kui inimesed, kes on sündinud seal kas 4, 13, 22, 30 või siis 14 ja 24, kes tegelevad siis aktiivse spordiga või liikumisega, kõndimisega, mida iganes, siis nendel on väga hästi kõik. Need, kes seda ei harrasta, ma ei ütleks, et neil halvasti on, aga neil jääb justkui midagi tegemata. Nad planeerivad, toimetavad hästi aktiivselt omast arust, aga nad ei vii protsessi lõpuni. Järgmisena tulevad siis number 5, et siis need, kes kuuluvad gruppi number 5, ehk siis 5, 14 ka kaasa arvatud, eks ju, 23.
ja teil siis, kellel sünnipäevas on ka veel 5 seal, ehk siis puhas 5 loomulikult, siis ka 15 ja 25 kuupäeval sündinutel. Teie peamine ülesanne on väljuda pinnapealsusest ning minna detailidesse ning õppida tööd ja enesearengut ehk siis töösse kui protsessi süveneda. Te ei tohiks lihtsalt raha taga tahta ega seda taga ajada, vaid mõista, et raha on teie tegevuse tagajärg. Ja pinnapealne suhtumine viib teid alati lagunemiseni. Niipea kui teie kavatsuste keskmesse satub ainult raha, ei saa te seda kunagi päriselt kätte. Ja kui isegi saate kätte, siis kaotate selle ka väga kiiresti. Seega on teie põhiülesanne protsessi detailne arusaamine ja mõistmine. Just see detailsus annab teile võimaluse koondada enda ümber inimesi, laieneda ja näha olukorda adekvaatselt. Ja ehk siis midagi niisama teile kahjuks ei tule, et kui te saate sellest aru, siis number 5 omavatele inimestele lihtsalt midagi niisama sülle ei kuku, et te peate selles suhtes väga süvenema asjasse, mida te teete, sest teil hakkab ka nagu väga kiiresti elu ette pakkuma erinevaid võimalusi, kui teil läheb väga kiiresti nagu lappama need asjad, te hakkate nagu mitme asjaga korraga tegelema, et see viib teid fookusest välja. Nii, kellel on siis 6, teie siis, kes te kuulute grupp number 6 ehk siis 6. päeval 15 kaasa arvatud ja ka 24. Ja mäletage, teid siis mõjutavad need teised numbrid ka, eks ju, millest ma just enne lugesin. Ja samuti siis need, kes on siis puhtad 6, 16 ja ka 26. Ja, ja teil on siis rohkem edu, kerge raha ja üsna kerge elutee. Ja muidugi elude number ka number 6. Kui te ei hakka hävistama ennast siis igasuguste mõnuainetega, sõltuvustega, need, mis tekitavad ka sõltuvusi. Kuid 6 probleem seisneb selles, et ta kukub väga kergesti läbi, laseb energial voolata igasugustesse naudingutesse ja nende otsingutesse. Te olete korraldajad, täpselt nagu oli grupp number 3. Ainus viis asja lõpuni viia on tõsta oma energiat. Ja 6 probleem on selles mõttes sarnane 4-dega, et teil tuleb tegeleda konkreetse spordiga, füüsilise aktiivsusega ja samamoodi ka vaimse arenguga. Vaimne areng tähendab 6 jaoks õpetajaid, mentoreid, korraldajaid, loomingulisi inimesi. Ehk siis teil, kellel on ka edukuse koodis number 6, siis teadke seda. Ja isegi kui te tegelete loominguga, peaksite lõpuks saama siis õpetajaks, juhendajaks, andma edasi seda tarkust, mida te olete siis kogunud, õppinud, sest selleks te siia oletegi tulnud. Siis läheb ka elus kõik hästi. Niipea kui keskmesse tulevad ainult naudingud, kaob edu ja tekivad terviseprobleemid. Seetõttu on 6 peamine ülesanne korraldamine, aga mitte kavalus, mitte kellegi ärakasutamine. See peab olema pehme, tark ja rahulik korraldamine, mis ühendab siis inimesi ja juhendab teid õigele teele. Sest teie missioon on teisi aidata, mitte ära kasutada. Arusaadav? Nii, 7. Mis on siis 7 probleem, ehk siis grupp number 7, kes on sündinud 7., 16., 25. ja teie, kellel siis on number 7 ka, ehk siis puhtad 7, 17. ja 27. Teil on siis niinimetatud see 7 käelisuus. Haarate kõigest kinni, aga midagi lõpuni ei vii. Siis miks see nii on? Sest teie arengutsüklis on sees ka sellise, ütleme, grupp number 1 kuuluv selline energia. Ja teil on väga-väga oluline selles suhtes fokusseerida oma mõtteid, sest 7 on justkui sellised Sherlock Holmesi väga sügavale uuriva energia number. Ja teil on vaja jätta kõik kõrvale sellised mõttetud tegevused, mis ei vii eesmärgini. Ehk siis teil on vaja konkreetselt eesmärk luua, üles kirjutada ja selle poole ka liikuda. Ja kui te loote endale distsipliini, siis seda ka nagu number 4-del ehk selline kehaline distsipliin, kehaline aktiivsus, ka sellised pehmemad asjad nagu jooga sobib siia väga hästi ja muud kehadega seotud praktikad, siis tekib teil võimalus jõuda fookusesse rohkem iseenda juurde ja te lõpetate selle 7 asjaga korraldamise ära ja te näete seda õiget teed. Te näete seda liikumissuunda, mis annab teile võimaluse kiiresti teostuda. Ja kui 7 ei tekita endale sisemist
kriisi, distsipliini ja planeerimise kaudu hakkab elu looma välist kriisi. See on üks väga oluline asi, jätke see meelde. mina kuulun gruppi number 7 ja minul on distsipliin, minul on päevakava, mida ma teen, seepärast et nii kui mul on vabad käed, siis uskuge mind, mul toimub igasuguseid muid asju. vot, ja ehk siis seesama sisemine distsipliin ja siis see ka aja planeerimine toob siis teie tegevustes edukust. ja, ja kõik see, mis teie ümber toimuma hakkab läbi selle distsipliini, siis see on seda väärt, uskuge mind. nii, omast kogemusest räägin, edasi siis tulevad number 8 ehk siis 8 gruppi kuuluvad siis need, kes on sündinud 8., 17., 26 ja siis teie, kes te olete jah, puhtalt 8, eks ju, ka 18 ja ka 28. Teile siis ka see 8 mõjub. ja need on siis sellised karmanumbri omavad inimesed ja nad on tulnud muutma teiste inimeste karmat siia siis. ja 8-l on selline probleem, et nad on väga egokesksed, ehk siis mina ise ja mina ise ja mina tean ja mina ise. selline väga tugev ego. ja keegi ei tee seda paremini kui mina. kommenteerige teie siin näiteks, kes te olete sündinud 18. või 28. või 8, 17, 26. ehk siis siin nagu, kui tahaks justkui süveneda sellesse, et kuna see teema on pigem see, millele te fookust kõik peate panema, eks ju, siis selle miinuspoolele, siis okei, tehke siis kõik üksi ja tulemuseks võivad olla sellised terviseprobleemid, mis annavad endast märku. ja 8-l on väga tähtis ühendada inimesed oma teadmiste ja ideede ümber. ja teil on ka oluline töötada nendega, mitte sukelduda kõigesse ise liiga sügavale. ja teil peaks olema siis selge plaan, partnerlus ja usaldus selle partnerluse suhtes. töötamine, arendamine ja elluviimine ja edasiliikumine, nii et sina oled justkui delegeerija, mitte see, et sa teed kõiki asju ise. et teil on väga oluline õppida delegeerima, mida rohkem te erinevates valdkondades oma tööd mõistlikult delegeerite, seda rohkem on teie elus nii elu ennast kui ka seda edu. sest teie, kellel teil on number 8, kui või kuulute number 8 gruppi, siis teil on see noh, siis ma ütleksin üks selline kõige kummalisem omadus, mis minul õnneks puudub, on see, et te nagu jääte seda juuksekarva nii miljoniks tükiks sikutama, et võtke asja natukene lihtsamalt ja võtke ka seda niimoodi, et te ei pea kõiki asju ise tegema. nii lihtne see ongi. jah, 9, vot, teie probleem on emotsioonid. ehk siis teie, kes te kuulute gruppi number 9, see on siis sündinud 9, 18, 27 ja siis ka jah, ja siis puhtad 9, 19 ja 29 samamoodi teid ka see puudutab. ehk siis teil on siis liigne emotsionaalsus ja omaduste üleküllus, mis ei lase siis 9-tel saavutada oma normaalset tulemust ega inimestega hästi suhelda. ometi peavad siis 9 juba lapsepõlvest alates omandama uusi teadmisi, 9 peavad õppima analüüsima, kas mul on eesmärgi saavutamiseks kõik olemas, kas üldse tasub seda teha ja nii muutub emotsioon protsessi korraldamiseks. ja kus teie siis õpite juhtima ja näete ka seda teed, kuhu te liigute, kuidas te liigute. ja number 9-le on vajalik väga selline tähenduse leidmine, et milleks te seda teete. ja uute teadmiste omandamine aitab teid siis ka paremini mõista teisi inimesi. ja samas annab see teile ka väga tugevat oskust siis seletada teistele inimestele, mida teha, kuidas teha ja kuhu minna. Teil on samamoodi delegeerimisega väga palju väljakutseid, ehk siis see, et anda teistele rohkem ka teha. ja kindlasti tuleb koostööpartneritega ja ka elukaaslasega ja ka lastega asjad läbi rääkida ja sõlmida ka kokkulepped, siis ärilises mõttes ka lepingud. muidu hakkate hiljem kõike lõhkuma ja otsima õiglust, mis eksisteerib ainult siis teie peas, sest te olete väga emotsionaalsed. ja need on siis peamised probleemid, mis tuleks mõista ja tuleb
mõista ka seda, et igalühel on oma vanusetsükkel, oma isiklik aasta. Ehk see mõjutab kõiki neid gruppe. eks number 9-tele veel lõpetuseks tahan seda ütelda, et te peaksite ka seda aru saama, et teil meeldib olla üksi, aga see üksinduse olemine võib teistele väga kummaline tunduda. Et siis lihtsalt seletage see üksinduses olemine lihtsalt lahti, et on kõik okei. Et ma olen vähekene siin oma mõtetes, kuid ma tulen sellest välja, sest teil on kalduvus ka täielikult sukeldudagi sinna üksikusse maailma. mina ei ütle seda, et kas see on hea või halb, aga samas on ka see, et teistele lihtsalt, kes sinu kõrval on, võivad sellest väga valesti aru saada. vot siis nii palju nendest asjadest. ja see, mis ma tahan kõigile veel öelda, on see, et meil on vaja mõista, et me liigume selles 9. tsüklis. ehk siis see, et meid mõjutab väga palju see isiklik aasta. ja see siis on 1-9 ja pärast 9 toimub justkui nullimine ja algab jälle uus eluetapp. ma olen sellest ka hästi palju oma videotes rääkinud. ja see väga kiiresti öeldud, siis number 1 isiklik aasta on strateegia, 2 on partnerlus, 3 on analüüsi aasta ja 4 on millegi uue loomine. number 4 isiklikul aastal võivad ka juhtuda igasugused väljakutsed ja 5 on siis selline laienemine, 6 on juhendamine, korraldamine ja ka edu ja 7 on olemasoleva ümberkujundamine. see on ka väga tugev intuitsiooni arenemine. ja 8 tähendab siis viimistlemist, materiaalse maailma saabumist, kui on kõik enne 7 aastat enne õigesti seatud. 9 on siis ka protsessi lõpetamine, siis algab jälle uus etapp. ja 9. isiklikus elus on tihtipeale see, et midagi vana kardinaalselt lõpeb, mingid suhted kaovad, inimesed kaovad su elust ja just käib nagu justkui uue naha vahetamine. ja seega siis kohustab iga isiklik aasta meid teatud tegevustele. ka iga eluaasta vanusetsükkel kohustab kindlatele tegudele. kui see teid huvitab, siis võin ka sellest kunagi teha video. ja ma olen seda ka maininud, et vaadake, te saate siit tegelikult sellist videost võtta ka koppi. ehk siis liitke kokku see oma vanus, mis teil praegu on, ehk siis kui sa oled seal 44, siis see kokkuliites on 8, kui sa oled 30, siis see on kokkuliites 3, eks ju. siis ka see annab sulle väga suurt potentsiaali, mida sa tegema peaksid, ehk siis sa saad siit sellest videost juba võtta seda inspiratsiooni, ütleme siis niimoodi. vot. ja needsamad negatiivsed programmid tähendavad teie enda ebapiisavat enesemõistmist, ehk siis oma tegudega loote te tarbetuid sündmusi, mis teid ennast lõhuvad. ehk siis samamoodi olen ka mina teinud, miks mina tulin numeroloogiasse, oli see, et ma tahtsin lõpuks teada, kuhu poole mina pean liikuma, mida mina pean tegema. seepärast, et see, kuidas ma elasin enne seda numeroloogiat, see väsitas mind, seepärast, et kordusid teatud protsessid ja siis erinevas keskkonnas erinevate inimestega ja ma hakkasin tajuma seda, et mingi kordus käib kogu aeg. ja ma olin justkui nagu oravarattas. ja selleks on numeroloogia, samamoodi ka astroloogia, human design, kõik muud meetodid on väga head. mina soovitan lihtsalt siin seda oma süsteemi, mida mina olen vene koolkonnas õppinud. ja see töötab väga hästi. Teie, kes te olete saanud sünnikaardid, ka kirjutage siia, kuidas see teie elu on muutnud. ja selleks, et endast rohkem aru saada ja teadlikumaks saada, seesama sünnikaart on selleks hea, eks ju, on veel palju võimalusi, siis see aitab teil hulga kiiremini jõuda sinna, kuhu te jõudma peate. on olemas veel need ka kriitilised eluetapid, nii nagu ma ütlesin, need väljakutsuvad on 25, 25, 35, 45, 2-3 aastat pluss-miinus, siis seal toimuvad mingisugused sellised värgid, nagu justkui mingi uus uks läheb lahti. ja seda ka kõike te saate teada sealt sellest analüüsist, see on nagu väike müügijutt siia, aga teate, kui lihtne on elada seda, kui sa tead, mis on sinu hinge missioon. et ka see, et kuhu sina oma atre pead seadma, kuidas sinu rahaline energia liigub, seepärast et kui sa kogu aeg tajud oma elus, et kogu aeg justkui nagu midagi blokeerub, midagi toimub valetel alustel, kogu aeg on mingid jamad, keegi kuskil räägib, ise räägid. see tähendab seda, et kogu aeg sa lõhud seda oma protsessi, sa käid kogu aeg vastu oma hinge missiooni. et elus ei juhtu mitte midagi niisama, kõik, mis toimub, toimub kindlate seaduspärasuste järgi. ja kui te seda mõistate, on kõik hästi. ja kui ei mõista, siis astute aastaid ühtede ja samade ämbrite otsa ning iga 9 aasta tsükkel hakkab jälle otsast peale. ja nii lihtsalt ongi.
vot tak. Ehk siis minu analüüsid tulevad siis sealt Vene koolkonnast, nii nagu ma ütlesin. Ja ma olen väga õnnelik selle üle. Et see on võimas tööriist. Mina olen ennast sellega väga palju päästnud. Jah, et kutsun siin siit tutvuma numbritekeel.ee. Egas midagi, kui näeme. Aitäh, mina olen Merike ja numbrite keel.